Tere hommikust kõikidele Ajumudija sõpradele ja tuttavatele. Tere hommikust minu lõustaraamatu külalistele. Tere hommikust Eestimaa. Tere hommikust Soomemaa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Kuna päevad pole vennad ega ööd pole õed, on minu tänane sõnum kardinaalselt teistsugune, kui see oli eile. Ajumudija presenteerib täna oma kunstilise interpretatsiooni 3. vaatust ehk Mehhiko õllehaiguse laboratooriumi performance etestet. Minu üübersuper ettevõtmine jõudis täna järjekordselt uude faasi. Etteruttavalt ütlen, et see pole veel kõik. Homme loodan ma jõuda viimase vaatuseni. Jäänud on veel minu maailmakuulsa šedöövri peenhäälestus. Ja nii nagu ma lubasin, lõppvaatus saab olema maailmakunsti ajaloos ainulaadne. Kui te ei usu, ma garanteerin selle. Ma toon mängu elus kujul interpretatsiooni massidest, nendest sadadest, tuhandetest ja miljonitest olenditest, kes lasevad ennast iga päev torkida, kes lasevad oma ninaaugud läbi torkida, kes lasevad oma ajud läbi torkida. Selle performance etteaste püant, mida te lõpus saate nägema, saab olema kunstiline epigramm, mis võtab kokku kogu minu inspiratsiooni ja vaimuenergia, mille ma olen siia sisse kodeerinud. Lõppvaatus võib väga paljusid ehmatada, kuid ainulaadse üllatuse garanteerin ma kõikidele. Ma näitan kogu maailmale, eelkõige aga Eestile, inimloomuse tegelikku olemust. Ma teen seda reaalis. Te näete tõde ja eluskuvandit, kes ja missugused tegelikult on inimesed ja kui vähe tähtsust on sellel kõigel, kuhu teid iga päev sunnitakse minema ja midagi tegema. Jah, ma pole kunstnik, kuid nagu näete, see ei mängi mitte mingit rolli, et tegeleda kunstiga. Ma ei karda kriitikat ja mitte grammigi seda, mida keegi arvab minu loomingust. Tähtis pole teaduspõhine kunst, vaid tähtis on elupõhine sõnum ja visualisatsioon. Ma ei hakka ka lahti seletama, miks on see maal just selline, nagu ta on. Sest nägemus on iga vaataja oma silmades. Ma ei pretendeeri ilule ega mingile tehnikale, vaid mõtte sisule ja sõnumile ja selle energeetikale. Selle maali igal kujundil, igal värvikammal, igal täpikesel on oma lugu. Ma olen salvestanud kõik etapid videosse. Kes pole minu varasemaid etteasteid näinud, kerige minu lõustaraamatul riba 1 nädal ja 2 tagasi ning te leiate need. Samuti on need nähtavad Ajumudija YouTube kanalis postituste alt, mis on tehtud 1 nädal ja 2 tagasi. Ja lõpetuseks tahan ma saata kogu maailma vaimu ja hingemaailma tasandile vibratsiooni, mis kõlab järgmiselt. Maailm meie ümber on kujunenud ärevaks. Inimsuhted on muutunud keeruliseks. Kõikjale kõiges toimub vastandumine. Rahu on inimeste hingedes kadunud. Mehhiko õllehaiguse hulluses on miljonite hingekellade vibratsioon puudutanud kogu maailma hingeseisundit. Minu ja sinu, meie rahva ja kogu inimkonna hingeosadust. Kuna iga inimese hing on vaba, pole see seotud mitte ühegi riigi ega territooriumiga, mitte ühegi käskluse ega seadusega. Jätke see meelde. Kuid me ei tohi unustada, et kõik, mis meie elus ja meie ümber toimub, sõltub meie endi ja meid ümbritsevate inimhingede seisundist.
Sellepärast peame kuulama enda ja oma lähedaste hingekellade helinat, sest inimhinge nähtamatu vabadus ja tema sügav hingejõud on maailma kõige võimsam jõud. Ja veel kord kõigile meeldetuletus. Olge kained ja valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirga ja lõukoer, otsides keda neelata. Siinkohal soovin ma kõikidele mõnusalt hommikut, selget pead ja hästi kainet kalkulatsiooni. Ma jätan teid üksinda nüüd ja kellel aega ja mahti on veel hommikuse kohvi joomise kõrvalt, vaadake see video lõpuni, seal lõpus on üks väike üllatus. Ajumudija Acapulco Guerrero.